Mind tahab ekstra närvi, kui mõni kolleegidest on tulnud kontorisse ja ma ei saa kõvasti öelda, et see inimene on siin tegelikult. Mind tahab ekstra närvi, kui mõni kolleeg on tulnud tööle kontorisse ja siis ta lihtsalt köhib ja läkastab ja nuuskab vahet pidamata. Ole kodus või midagi. Nii et ma tahaks teada, mis teisi närvi, äkki ma olen ainuke. Ma ei usu. Mind ärritab see, kui räägivad telefoniga ja siis kõnnivad ringi ja siis nad kõnnivad sul selja taga hästi kõvasti räägivad. Ja teine asi on see, et mõnel on nagu kõrvaklapid peas ja siis ta vist ei kuule, mis ümberringi ja siis stressipalliga nagu kogu aeg põrgatakse niimoodi vastu seina ja vastu põrandat ja siis sul kukeb tuh ja siis mõtled, millal see lõpeb. Ma väga hästi tean, kellest sa räägid. Kaks erinevat inimest. Liiga palju sõnu kasutada ühe väikse jutu jaoks, liiga odavatest asjadest rääkimine. Liiga odavat. Mind häirib see, kui keegi töölõunal räägib tööasju. See on kriminaalselt karistatav. Tavaliselt ma palun siis teise lauda istuda nendel inimestel. Aga meil on ainult üks lauta juures, siis süüa ei saa. Mind häirib see kaamera väga. Lähme ära ruttu. Korralagedus köögis. Appi, kes selle tegi? Siis kui Vallo ütleb, et lähme kohe lõunale, siis tunne aega hiljem ikka istud laua taga, ootad Vallot. Mis tegevus siin kolleegi juures häirib? See, kui mingi mikrofon surutakse kuhugi näkku ja turundusosakonna inimesed ei lase Selle tegelikult meeldib. rahulikult liikuda kontori peal nagu. Kuule, aga ma räägin nüüd ausalt. Räägi nüüd ausalt, ole nüüd aus.